tere! Täna näitan teile siis 14. nädala ülesandeid, kuidas neid lahendada. Antud nädala teemaks on siis API, aga natuke täpsemalt siis kuidas Javas HTTP request'e teha. Ehk siis kuidas kuskilt veebiserverist, kus ongi mingi API rakendus näiteks püstitatud, et siis kuidas sealt andmeid pärida ja neid, kuidas seda täpselt Javas teha. Nende töötlemiseks kasutame siis JSONit, mida me paar nädalat tagasi õppisime. Et piltlikult võtta, et mis asi see API siis on, et oletame, et siin on meil mingi kasutaja, ta nüüd tahab mingit tellimust tekitada või tahab midagi pärida, mingit infot saada. Ta esitab selle küsimuse või päringu siis API-le ja siis API omakorda teeb nüüd rakenduses midagi, näiteks läheb andmebaasist midagi otsima, võib-olla käib läbi mingi teenus veel filtreerib välja mingid asjad ja nii edasi. Rakendus paneb omal vastuse kokku, saadab API-le tagasi ja API siis saadab selle kõik nüüd kliendile, kasutajale tagasi. Ehk lühidalt meil on mingi programmi mingi liides. Selle nädala jaoks on meil siis tehtud eraldi teenus selle jaoks nimega library, mis on leitav sellelt URL-ilt. Ja nüüd API, selle rakenduse API ise on leitavalt, API kirjelduse dokumentatsioon on leitav sellelt URL-ilt. See URL täpsemalt viib meid siis sellisele lehele, mis siin teha saab. Saabki vaadata, et mis meil need erinevad endpointid on, näiteks meil on mingi autentimise endpoint olemas. Meil on get request'id, post request'id, put request'id ja delete request'id. Pluss siin saab veel vaadata erinevaid andmetüüpe, mis asju, mida saab edastada sinna. Ja Swageri puhul on veel tore see, et me saame siin läbi ka katsetada asju, näiteks tahame ühe raamatu infot kätte saada, et siin on selline nupp nagu try it out olemas. Ütleme, tahame raamatut ID-ga 3 kätte saada. Võetame execute ja tagastabki meile selle, mis meil siin vaja on. Teine viis, kuidas neid asju saab katsetada, on muidugi ka Postmani kaudu, aga kui on juba Swageri dokumentatsioon olemas, siis siin saab täitsa ära katsetada seda. Pluss siin on autentimine, autoriseerimine ka sisse ehitatud. Et mõtlen, kus post request'id minu tead tahavad saada. Try it out. Jah, ütlemegi, et see on see raamat, mis me tahame sisestada. Kui me võtame execute, siis ta ütleb 401 ehk meil pole luba selle jaoks. Aga mis me saame teha? Me saame nüüd seda autentimist läbi katsetada. Siin midagi erilist ei ole, lihtsalt, et kui tehagi get päring selle otspunkti vastu, siis ta tagastab meile ühe tokeni. Ja selle tokeni peab nüüd Swageri puhul peab siia panema, aga rakenduse enda puhul PR-ülesandes ei pea seda tegema, aga X-ülesandes peab, ma natuke käin läbi ka hiljem, kuidas seda teha, et peab PR-ina panema selle. Ja kui me nüüd katsetame, siis nüüd see läks läbi, 201 ehk läks läbi kõik. Ja meie raamat sai nüüd andmebaasi pandud ID-ga 100. Ülesandes on natuke rohkem kirjeldus ka, et mis need HTTP erinevad meetodid on. Reeglina meil ongi get, post, put, delete. Geti eesmärk on siis andmeid pärida. Posti eesmärk on siis andmete postitamine või nagu loomine. Puti eesmärk on andmete uuendamine ja delete on siis andmete kustutamine. Et meil on igasuguseid erinevaid linke ja ülesande autor on ka natuke piltlikke näiteid teinud. Näiteks, et mis asi on URL, mis asi on URL-i otsingu parameetrid ja kõik sellised asjad. Aga liigume siis ülesande juurde, et antud ülesandes, mis me peame tegema, on siis realiseerima ära get meetodid põhimõtteliselt. Et me peame tekitama ühe andmeklassi nimega book, sinna paneme vajalikud asjad ja siis tekitama API klassi, kuhu sisse sisuliselt lähebki meil ainult üks meetod, get meetod, mille me realiseerime. Ja siis seda meetodit kasutatakse nüüd library klassis, et erinevaid asju kätte saada. Aga ütleks, et hakkamegi liikuma, teeme esiteks oma selle book klassi valmis. Book klassis
ma olen omale tühjad klassid juba ette teinud. nii, aga book klassis, et peab sisaldama järgmiseid muutujaid: ID, author, country, language, pages, title, year. ja sama me näeme tegelikult ka siin Swaggeris ära, meil on selline väli nagu skeemad olemas. Nii-öelda need ongi need erinevad klassid, mis meil on kasutusel või on transfer objektid. ja siin on ka näha, et meil on selline asi nagu book TTO ja siin on ka ID, author, country, language, pages, title, year. Ehk siis need on asjad, mis me peaksime nüüd ära implementeerima. Konstruktor kohustuslik ei ole ja peame ka tegema toString meetodi järgnevas formaadis. Aga alustamegi siis sellega, et ID, author, country, language, pages, title, year. Kõik need asjad. Ma panen endale lihtsalt sedasi, ma hakkan järjest minema. Private int ID, siis on meil string author, private string country, private string language. nii, kas meil Swagger ütleb ka seda, et kas mingid asjad on meil kohustuslikud või ei ole? Paneme igaks juhuks praegu get pages. Tead, igaks juhuks need väljad, mida me paneme kõik väljad objektidena praegu siin. Ma ei ole, see on see, kui ei ole kindel, kas meil tuleb nulle peal väljasid või ei tule, siis oleme valmis selle jaoks. Here. nii, nüüd kõikide nende asjade jaoks on meil vaja getterit, setterit tekitada. okei, teeme siis seda siin. Create getter setter, create getter setter, create getter setter, create getter setter, create getter setter. nii, nendega peaksid need tehtud olema ja siis on meil vaja ka toString teha. toStringi formaat on siis meil autor, tiitel, aasta. toString. ja siis teeme return string.format, mitte for each, format. Format %1 dollaris, %2 dollares ja siis oli veel sulud ja sulgude sisse läheb $3 5 peaks minema ja nüüd siia paneme, et esimene on meil siis autor, teine on meil tiitel ja kolmas on meil aasta. Peaks vist sedasi olema, pärast kontrollime üle. nii, see siis sedasi. Liigume järgmise klassi juurde. Järgmine klass on meil siis API klass. API klassi põhimõte on siis, me sinna tekitame sellise geneerilise meetodi, mis võtab meil sisse mingi suvalise tüübi ja siis vastavalt sellele oskab JSON järjest asju teha seal sees. Teeme siis get päringu serverile, tagastame siis seda tüüpi objekti, mis me talle ette anname. Me kompileerime tal ei tea, mis see võib olla, me ei tea, mis seal võib olla, aga see geneeriline tüüp siis aitab meid kaasa sellega. Ja siis, kui tekib erindus serverit saadud staatuse kood ei ole 200 ehk okei, ehk siis üle 300 või midagi sellist, siis tagastame nulli. Ja nüüd siin on üks väike notabene ka juurde pandud, et meil on Javas küll sellised klassid nagu HTTP request ja HTTP client olemas,
kuid meie tester tehniliste võimekuste tõttu ei taha lubada neid praegu, siis ma täna teen läbi, näitan ära, kuidas kasutada hoopis HTTPS URL connection klassi ja sellega teeme ülesande ära, aga peale seda ma näitan muidugi ära ka selle, kuidas uutemate meetoditega on võimalik seda teha. See HTTP URL connection ja sellised asjad, need on, kuidas öelda, natuke vanem ja kohmakam viis, kuidas teha neid asju, aga samas paindlik minu arust. Aga vajab mõnes mõttes rohkem tööd ka. Nii, aga hakkame siis siin tegema. Et mis meil siin API klassis on vaja? API klassis esiteks nii, meil on vaja JSONit ja me peaksime kuhugi ära salvestama ka hosti või nagu aadressi, mida me hakkame pommitama. Siis esimese asjana private final JSON võrdub new JSON builder'ki .create. Teeme sedasi. Impordime sisse ka asju. Ja kui teil ei tuvasta ära, siis lisage class path'i omale asju. Cannot resolve. Miks sa ei saa resolve'ida seda? Nii nüüd, palju parem. Private final string host võrdub tegelikult paneme mõlemad asjad konstruktorisse. Tekitame klassile konstruktori. JSON võrdub ja siis this.host võrdub host. Ehk siis selle hostiga saame selle baas URL-i. Paneme sellele base nimeks hoopis. Nii, ja mis me siin peame siis tegema? Me peame tegema sellise meetodi, et ta saab mingi geneerilise tüübi sisse. Nii, hakkame tegema. Public get string URL ja siis mis seal oli klass klass. Nii, lõpp-punkt, mis meil peaks tekkima, on see, et me peame tekitama siia return JSON from JSONi, aga see on nüüd vahepealseid etappe ka, mis me peame ära tegema. Et tegelikult esimene asi, mis mina teeks, kuna me kasutame HTTPS URL connection'it ja URL-e ja igasuguse reader'id asju, siis seal hakkab meil tulema IO exception'itega on vaja tegeleda. Ehk esimene asi, mida mina teeks, on need asjad try catch'i sisse. Jah. Teen juba ette ära IO exception'i. Ja seal oli, kui viskab exception'i, siis tagastame nulli. Need on praegu punane, sest tegelikult meil miski ei tagasta, aga hakkame tegema nüüd. Nii, esimene asi, mis me peame tegema, siis me peame omale URL-i objekti tekitama. Et vanemates Java versioonides Java 20 kuni, alates Java 20 on meil uus meetod, aga vana meetod selle asja tegemiseks oleks mingi selline, et URL, peame teise nimega panema object URL võrdub new URL. Ja see oleks siis meil base pluss URL, mis me siit meetodist sisse saame. Nii, selline asi töötaks, aga siin on meil selline probleem, et see on deprecated alates versioonist 20. Ehk seda ei ole soovituslik enam kasutada, sest see tõenäoliselt eemaldatakse tulevastes versioonides ära. Uus meetod selle jaoks on hoopis kasutada URID. Ja sedasi, new spinning beach ball of death. Nii, tulles tagasi, rakendus pani korra crash'i, tulles tagasi, et kuidas me siis uut viisi URL tekitame, URL-i objekte. URL, object URL võrdub new, kasutame URI klassi hoopis.
siia on meil samamoodi host pluss URL, mitte host space on meil, ja siis siit teeme to URL. Importime klassid sisse, import klass. Ja nüüd siin ta tahab, et me tegeleksime ühe exceptioniga veel, URI syntax exception. Ehk paneme siia lihtsalt juurde +kriips URI syntax exception. Nii, sedasi on meil siis URL-i objekt olemas ja nüüd see URL tuleb tekitada meil ühenduseks connectioniks kuidagi. Kuidas seda teha? Kasutame sellist klassi nagu HTTPS URL connection. Ja siin on siis url.openConnection peaks meil olema. Aga meil on object URL hoopis, object url.openConnection. Ja kuna tüübid, mis ei matchi, siis me peame siin kästima ka HTTPS URL correction. Nii, nüüd me hakkame mudima seda connectionit omal. Hakkame talle erinevaid sätteid juurde lisama. Et esimene asi, kuna meil on tegemist get meetoditega, siis peame settima oma connectioni request meetodiks get. Siin on muidugi ka list nagu lubatud nendest meetoditest. Siis me peame ütlema ära, et mis content'i me tarbime ja saadame. Content'iks on meil siis application JSON ehk siis request property. Mida selle request property'ga täpselt juhtub, on see, et põhimõtteliselt lisame HTTP headeritesse nüüd järjest asju, et esimene samm on meil see, et jah, get päring mingi URL-i vastu ja siis on igasugused parameetrid või headeri parameetrid. Et siin väike näide ka siis, mis asjad on HTTP headerid, et meil on jah see meetod ja siis on mingi otspunkt, kuhu me saadame asju. Ja siis, mis on HTTP headerid, on põhimõtteliselt väike plokk informatsiooni, mida meie rakendus saadab siis serverile ja siis server omakorda otsustab, mida nendega teha. Näiteks, et kui me muudame selle get'i näiteks postiks, siis sellega ütlemegi, et nii, meil on näiteks üks ja sama URL, toome näiteks siit. Et nagu näha, meil need get'id ja postid on sama URL-iga /library, aga nendel on erinev meetod ja vastavalt sellele meetodile on nüüd erinev käitumine ka, et ühega siis pärime infot ja teisega me postitame infot. Ja siis nende muude headeritega või propertitega me saame siis ära defineerida veel muid asju, näiteks selle request property'ga anname teada, et jah, me tarbime ainult JSONit ja tagastab meile JSONis asju, kui server võimaldab mingeid muid formaate ka, siis me saame ära määrata, mis meie see, kas meil on mingi küpsiseid, paneme kaasa, kas meil on mingi autentimine, autoriseerimine paigas, kõik käivad siis läbi request property'te meil. Kui lähme siia tagasi, et paar asja, mida mina veel siin teeks, oleks see, et ma paneks paika, et meil on mingi timeout ka olemas, teeme selle jaoks siis eraldi private static final int timeout ms võrdub 5000, teeme, et kui 5 sekundiga meil connection või päring ära läbi ei lähe, siis timeoutib meid. Nii, connection set connect timeout, et üritab ainult siis nii palju aega ühendust luua. Ja siis on veel lugemiseks ka eraldi timeout connection set, mis oli read timeout äkki, jah, read timeout ms. Ja siis anname connectionile teada ka, et me ootame mingit vastust alati, ehk siis selle jaoks on meil connection set to output ja setime selle true'ks. Nii. Sellega on meil siis selle connectioni configimine korras, ma tahaks öelda. Et siis mis meil on? Põhiline on see, et meil on get meetod,
tahame JSONina asju saada, tal on mingid timeout'id paigas ja me ootame alati mingit output'i ka. Nii, järgmisena ülesandes oli kirjas, et kui tekib erind või kui on mingi ebaõnnestunud päring, siis tagastame nulli. Selle jaoks siis int status code võrdub connection, saame response koodi kätte ja siis kontrollime, kui status code on suurem kui 300, siis me tagastame nulli. Ja nüüd tuleb lõbus osa, et me peame nüüd omalt selle sisendi ka kuidagi sealt kätte saama. Või noh, väljundi nii-öelda. Et selle jaoks meil on selline asi nagu connection'is on, kus see on meil peaks olema input stream selle jaoks. Get input stream. Et me peame selle voo nüüd kuidagi sisse lugema ja omal loetavaks nii-öelda teha, et me saaksime selle siis pärast JSONile edasi anda. See töötab meil sedasi. Me vist ei saa tekitada. Igaks juhuks ma teeks nüüd selliseid asju ka, et ma tõstaks tegelikult omal siit asju natuke ümber. Et kuna me peame selle pärast close ima, tõstame selle siia, võrdub 0. Ja siis siit me teeme sedasi. Connection võrdub. Siis meil on vaja buffer reader jaoks ka tekitada mingit sellist asja, kuna me kasutame readerid. Ja igasugune connection'ite ja readeritega on alati see, et kui oleme asjad ära teinud, siis me peame need kinni panema. Ehk siis buffer reader võrdub 0. Ja siis siin samamoodi reader võrdub new buffer reader. Ja siis siia anname input stream readeri sisse ja võtame selle input streami, mis meil antakse. Ma tekitan siia lõppu nüüd selle finali ka. If connection. Ja noh, esmalt sulgeme readeri. If reader ei võrdu 0. Siis me sulgeme readeri. Reader close. Ja tema ka IO exception'it saada. Ja nüüd siia paneme veel if connection ei võrdu 0, siis sulgeme oma connection'i ka. Connection, disconnect. Väga hea. Okei. Nii, mis meil siin vaja on? Meil on reader on olemas, siis järgmisena meil on mingit string builderit vaja. Ja siis mis me teeme, me võtame selle sisendi, mis me siit saame ja paneme järjest builderisse rida haaval. Ehk siis while. Siin mis me teeme, ma tekitaks tegelikult enne veel mingi muuta string line. While loopiga teeme sellist trikki, et määrame sellele line'ile mingi väärtuse. Reader read line. Ja see while töötab seni kaua, kuniks see ei tagasta meile nulli. Jah, peaks meil sedasi toimima. Ehk kui selle väärtuse omistamine ei lõppe nulliga, siis seni kaua see while loop töötab. Ja mis me siin teeme? Me lihtsalt panemegi builder.append line. Sellega peaks meil tehtud olema. Nii, close imine toimub meil siis siin. Sellega võiks ära eemaldada ja see siin läheb meil, nimetame ümber, et see on ignored. Jep, sedasi. Nii, me peaksime siis, siin ta peaks meil nüüd selle ära lugema kõik. Nüüd, mis me lõpuks teeme, me teeme return, kutsume oma JSONit välja. Ja mis meil siia tekkis? Meil siia builderisse tekkis sisuliselt JSONi sõne kujul. Ehk siis JSON from JSON. Ja annamegi talle sisse, et meil on mingi builder to string ja siis nüüd tuleb see tõhklass ka mängu. Ja sedasi peaks meil see API klassis tehtud olema, mis
mis ta meil siin ütleb. Võiksime kasutada drive'it resources'it, aga me ei saa ju kasutada, sest HTTP URL connection ei... korra kontrollime. URL connection'i minu teada ei ole autoclose'i. Noh, vaatame, mis ta ütleb meile. Buffer read, jah, need kaks on meil autocloseable, aga me ei saa neid tekitada, kuna meil veel ei ole connection'il mingit input stream'i, ehk mina pigem ei tõstaks need try sulgude sisse. Et las see tegelikult jääda sedasi praegu. Nii, aga nüüd on meil vaja liikuda siis viimase klassi juurde ja see viimane klass on meil siis library, kus me hakkame nüüd seda oma API-t kasutama. Nii, ja siis seal on meil igasugused meetodid vaja realiseerida, get all, get by ID, get pages, get by author ja siin tuleb nüüd meil mängu see URL-i parameetritega mängimine, et ma hakkan järjest läbi käima neid. Ehk siis esimene asi, mis me teeme, meil on vaja ju mingit API klassi siia muuta, et teha API, impordi klass. Teemegi, et API võrdub new API. Ja see URL oli meil siis https cs.taldtech.ee service seal library. Ja ma tekitan endal public static void mainiga, me saame järjest läbi mängida, läbi katsetada asja. Nii, võtamegi meetodi haaval seda nüüd läbi, et nii, meil on esimene meetod get all. Küsib serverilt kõiki raamatuid ja tagastab need massiivi kujul. Mis meil siin vaja teha on siis public, tekitame book klassis massiivi, impordime selle ka sisse ja get all. Ja kuna meil on juba API klass olemas, siis siin sisuliselt midagi muud ei pea tegema kui return api.get. Anname talle URL-i ette, URL-iks on meil siis library, see siin. Ja ta tagastab meil nimekirja kõikidest raamatutest. Et siis lähme siia tagasi, library ja klassiks on meil siis book array.class. Ja et näidata ära, et töötab ka, var paneme result lihtsalt res võrdub get all lead.get all ja kuna sealt see on meil array, siis me tahame sealt kõik asjad kätte ka saada. Nii, seda asi paneme tööle. File. Vaatame, kus töötab. Ja edukalt loeb meil kõik raamatud sisse. Väga hea. Ja hakkame järjest liikuma. Võtame need meetodid ükshaaval läbi. Nii, get book by ID küsib serverilt ID põhjal raamatut ja tagastab leitud raamatu. See kasutab meil siis seda otspunkti, kus on meil library ja kuhu me paneme nüüd otsa veel mingisuguse raamatu ID. Nii, mis see oli siis meil? Book get by ID. ID. Ja siia tuleb return api.get. Ja siia tuleb nüüd string.format. Paneme siia /library /%1$d. Ja asendame selle raama siis selle ID-ga. Ja jälle ta teeb sellest meil siis raamatu klassi. Katsetame ära. Get by ID, paneme 1 ja raamat ID-ga 1 peaks meil olema siis
Fairy Tales ja vaatame, mis ta ütleb meile selle kohta. Res, panen tööle. Ja täitsa töötab. Nii, hakkamegi järjest läbi ja liigume siis järjest edasi. Järgmisena GetPage tagastab meile siis massiivi raamatutest ehk töötab nagu, kasutab seda GetAll'i seda endpointi, aga nüüd erinevus siin on see, et ta pagineerib meil vastused ära, ehk siis nii-öelda paneb, et tagastab meile lehekülgedena, et kui see GetAll, mis me ennem saatsime, tagastas meile kõik raamatud korraga, siis nüüd siin me saame teha sedasi, et ütleme ära et meie oodatava vastuse suurus on 10 raamatut ja siis saame edasi-tagasi käia nii-öelda. Nii, selle jaoks siis kopime vist ümber asja järjest. Ja siin mis me teeme? Return API get string format library ja nüüd hakkame järjest oma otsingu parameetrid panema, et kui panna URL küsimärk, siis see on siin olevad query parameetrid, otsingu parameetrid. Nii, page size oli vist meil siin. Page size ja page no. Page size võrdub %1 $d and page no võrdub $2 $d. Ja siis asendame ära page size, page no ja book array, .class. Nii, sellega peaks töötama, katsetame ära. Paneme siin sedasi. Page, paneme, et page'i suurus oleks meil 10 esimest raamatut ja tahame esimest lehte saada. Vaatame, mis ta tagastab meile. Nii, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raamatut. Kui me näiteks paneme page'i suuruseks 1, siis ta peaks meile tagastama ainult selle Things Fall Apart'i. Tagastabki ainult selle ja kui me nüüd paneme page numbriks 1, siis ta tagastab selle Fairy Tale'i raamatu. Jap, ehk siis vastused on meil pagineeritud ettemääratud suurusega. Nii, järgmisena Get by Offer. Tagastab massiivi raamatutest mingi kindla autori poolt. Ja siin on siis tingimus ka, et ei pea olema täpselt üks ühele, kui meil on autori nimi George, siis ta tagastab raamatud autoritega George Eliot ja George Orwell. Sellega tegeleb server ise. Meie lihtsalt anname talle mingi otsingu parameetri ja siis server vastavalt ise nüüd mõtiskleb ja otsustab ise, mis ta teeb sellega. Nii, public, get book by offer. Nii, esimene asi, mis me siin teeme, on see, et paneme oma returni paika, katsetame järjest api.get string format, siin jälle library, küsimärk, autor võrdub %1 $s ja siis anname talle autori ette. Nii, aga ja paneme book klassiga. Nii, aga siin tuleb nüüd probleem ette, et mis siis, kui meil seal nimes on tühik sees. Nii, võtame siit get book get by offer. Võtamegi selle Hans Christian Anderseni, et kui me panemegi näiteks sinna lihtsalt Hans sisse, siis mis ta meil tagastab? Tagastabki meil selle Hans Christian Anderseni raamatu. Aga mis siis, kui me nüüd üritame tema täisnime panna?
ahaa, siin on probleem ja nüüd miks see probleem meil tekib, on sellepärast, sest URL-is ei tohi tühikuid olla. Ja kuidas me saame sellest mööda, on see, et me võtame selle author võrdub author.replace ja me tahame asendada kõik tühikud sellise tähemärgiga nagu %20, mis on siis URL-i jaoks tühik nii-öelda. Nii, siin ta asendab ära ja kui me nüüd paneme oma asja tööle, siis leidis meil selle Hans Christian Anderseni üles. Väga hea. Nii, järgmisena get by country tagastab, töötab samamoodi nagu get by author, aga siis selle asemel, et autorit otsida, ta otsib riiki. Public get by country ja tegelikult siin me võime siis juba teha copy paste'iga põhimõtteliselt. Country, siia läheb ka country ja siia läheb country ja siin ja siis URL-is asendame ka autori country'ga. Nii, vaatame apist, mis riikidega me saame üldse võtta. Okei, võtamegi country'ks Nigeeria. Vaatame, mis ta tagastab meile. Nii, suutis meile selle ühe riigi tagastada. Kas meil UK-ga on, UK raamatuid on? United Kingdom. Testime, kus meil see tühiku ka asendab ära. Nii, täitsa mitu raamatut leiab üles, väga hea. Nii, see töötab. Lähme järgmise meetodi juurde. Get by title. Ehk siis tagastab kõik raamatud, mis on selle pealkirjaga. Ja siis samamoodi kopime tegelikult need asjad ümber emal. Title. Nii, ja siis katsetame üle ka, kas töötab, ehk siis get by title ja ütleme, et otsime kõik raamatud, kus on sõna and sees. Täitsa töötab ja kitsendame ka seda jälle natuke and. Täitsa töötab, väga hea. Nii, mis meil veel jäänud on? Get by country and year, get all sorted author. Okei, võtame järjest läbi. Et get by country and year tagastab ainult need raamatud, mis on ette antud riigi väljaandmise aastaga. Country asendame jälle ära. Country.replace, tühik ja %20-ga. Ja kas meil on siin midagi veel vaja? Vist ei ole, et siis saamegi jälle, võtame selle siit. Algusest välja uuesti kirjutame kõike. Country, year ja siin asendame ka nüüd ära. Year ja siin nüüd page size asendub meil ära country'ga ja siin see $D muutub $-iks, sest esimene parameeter on meil string, mitte digit. Nii, sellega peaks korras olema. Nii, mis meil raamat meil... Okei. Kasutame läbi ka. Get by country and year.
Architect Kingdom. ei ole selliseid raamatuid. Aga mis raamatut me saame? Okei, võtamegi selle Nigeeria ja aasta on meil siis 1958. Ja leiab meil raamatu täitsa üles, väga hea. Nii, võtame järgmisena ette siis Get All Sorted by Author. Tagastab kõik raamatu autori nime järgi sorteeritult ja sorteerimine toimub meil siis serveril, et meie peame lihtsalt õige päringu tegema selles osas. Ja lihtsalt mainin, et siin on need filtrid meil olemas, need on pandud ja need on query'dena kõik. Nagu me oleme siiani kasutanud, et kui teid huvitab, et kus ma neid filtrid olen järjest võtnud, need kõik on siin täitsa olemas. Autor, title, country, year ja kõike on võimalik siis query's kasutada. Nii, Get All Sorted by Author. Ja siis, mis me siin tagastame, me teeme return API get string, tegelikult meil ei ole vaja isegi teha enam sedasi, me võime lihtsalt teha /library ja sort by võrdub autor ja jälle book array klassi. Testime ära. All sorted by author. Testime ära. Täitsa tagastab meile tähestikulises järjekorras. Ja siis sama oli ka meil lehekülgede arvu järgi. Sort by pages. Testime läbi. Töötab. Tundub. Midagi server tagastab. Ja siis viimane asi, et get by author and sorted by year. Ehk siis tagastame kõik raamatud, mis on mingi kindla autori poolt. Ja siis, et need oleksid aastate järgi tagastatud. Siin, mis me teeme siis? Author võrdub author.replace tühik %20 jälle ja siis return API get library küsimärk autor võrdub, me tahame minna nüüd hoopis string formatiga seda tegema. Format $1 and sort by võrdub year autor ja siis book array klass. Testime ära. Täitsa nagu töötab, aga jah, okei, midagi saime vastu. Aga meil oli mingi selline autor nagu unknown olemas. Vaatame, mis ta selle peale ütleb. Unknown. Jah, sorteerib täitsa ilusti ära ka. Väga hea. Kuidas ma nagu soovitangi seda, kui
ise nagu tehagi seda ülesannet, et proovidagi sedasi teha, et kirjutate alguses need API-klassid ja puhkklassid valmis ja siis üritate selle kas või get all näitel tööle saada, kui hakkabki midagi tagastama, siis järjest liikuda edasi. lihtsalt näitan korraga seda lahenduskäiku, mis meil testeris töötab. Ma praegu loodud enda lahenduskäigu kommenteerisin välja siit, et selline pikk kohmakas, aga jällegi väga flexible. Näitan siis ära, kuidas on teine viis, kuidas seda teha. Et täpselt samamoodi API klass, aga siin me nüüd defineerime ära omal mingi HTTP klienti, tekitame selle ja siis nüüd see get meetod siin, et selle asemel, et URL-e tekitada ja connection'it nendest tekitada, kasutame lihtsalt HTTP request'i, ehitame oma request'i üles sellega ja siis kasutame oma HTTP klientit, et saata see välja ja siis antud vastusest keha võtta ja see siis JSON'isse anda, et selline palju puhtam lahendus, aga kahjuks meie testeris turvapoliisid ei võimalda seda kasutada, et siis oleme sunnitud praegu siis pikemat ja vanemat viisi kasutama. Natuke kommenteerin ka siis põhiülesannet X14 library, et sisult täpselt sama, kasutab täpselt sama API-t, aga mis nüüd siin on see, et me ei tegele ainult get päringutega, vaid tegeleme ka post put delete'iga näiteks. Ja siis on meil erinevaid klasse ka ja peame ka natuke autentimisega tegelema, et kuna post meetodid, put meetodid, delete'id antud ülesandes vajavad meil autentimist, sest igal inimesel ei tohiks nagu lubada kustutada asju. Aga asi, mis ma siin nagu tahaks läbi selgitada korra on see, et meil on siin ka mingi API klass olemas, siin on mingid erinevad meetodid olemas. Et mida mina siin teeks on see, ma lihtsalt tekitaks mingi ühe privaatse meetodi, nii-öelda näiteks, ma ei tea, make request, kuhu ma panen kõik vajalikud parameetrid sisse, et a la mis mu URL on, teha näiteks enum võimalikest HTTP meetoditest ja siis panna veel sinna siis panna näiteks parameetrid, mis meetodit kasutan, siis mis objekti ma sisse annan talle, mis klassiks ma tahan seda vastust saada. Et teha mingi üks meetod, siis mis nende get, post, put, delete meetoditega juhtub, on see, et jäävadki üherealiseks. Return make request näiteks get'i puhul siis paned oma selle meetodiks get'i, post, put, delete ja nii edasi. Ja siis seal make request'is teete umbes täpselt samat asja, mida te siin get meetodis PR ülesandes tegite. Et samamoodi teete URL-i, teete connection'i selle pealt. Erinevus on siin veel selline asi ka, et peale seda statuskoodi saamist me peame kuskil näiteks enne statuskoodi siia võiksime teha veel sellise asja ka, et kui me mingi objekti sisse saame, siis me peame selle objekti muutma JSON kujule. Ehk siis me kasutame JSON-i to JSON-it siin. Ja siis selle peame nüüd omakorda mingile output stream'ile, output reader'ile edasi andma. Et tegelikult ma arvan, ma näitangi ära, kuidas seda teha. Et üks viis, kuidas mina teeks seda, on sedasi, et ma teekski mingi if flow'se, kui meil on mingi objekt antud, siin ülesandes meil ei ole, aga selles X ülesandes on, et me anname mingi objekti sisse, et esimene asi, mis võiks ära kontrollida, on see, et ega see objekt null ei ole ning et antud ülesandes meil get ja delete meetodid mingisugust keha ei vaja, ehk ainult postile putil on vaja seda teha. Ehk siis, kui need tingimused on täidetud, muudame oma objekti JSON-iks ja siis tekitame omale output stream'i, muudame oma sisendi baitideks ja siis kirjutame sinna connection'i output stream'i. Ja mis nüüd juhtub, on see, et see saadetakse siis serverile edasi. Server teeb omad asjad ära, siis saamegi tagasi selle input stream'i. Ja lisaks, kuna meil tegemist on veel ka autentimisega, et siis autentimise jaoks on meil ka vaja kuidagi mingi token saada, see on meil eraldi endpoint, tagastab meile sõne kujul mingi tokeni ja siis selle oma connection juurde lisamiseks on lihtsalt kasutage seda
set request property't. Esimene pool sellel on siis authorization ja teine pool peaks olema siis bearer ja siis mis iganes token teile vastu tuleb, et selle tokeni osa peate ära asendama selle tokeniga, mis te serveri poolt saite. Et sedasi see peaks töötama. Aga otseselt mul midagi muud nagu kommenteerida ei ole. Et jätkuvalt, kui küsimusi tekib, küsige Discordis, eriti selle teema puhul, kui teile jäi midagi videost arusaamatuks. Ja soovituslikult käige ka praktikumis. Minu poolt kõik.